armsad kalendermärkmikud alates aastast 2009. Ma ei mäleta, miks ma selle esimese sain, ju sa ikka lahti inimesena selle mulle kinkisid. Ja siin sees on minu jõulukinkide nimekirjad näiteks, mida kellelegi kinkida. Siin sees on sageli minu reisipäevikud, sest kui ma unustan koju, ütleme mingi teise võimaluse neid asju üles kirjutada, siis siin kusagil taga on alati kirjas, väikesed episoodid toredatelt reisidelt, nii et ütleme nii, et ma arvan, et see on üsna muljetavaldav ja tore kogu see kogu ja võib-olla mul pärast õnnestub siit midagi teile ka ette lugeda, mis siis Ed-Maria on ise sinna kirjutanud, juba trükkida lasknud või mis mina ise olen juurde kirjutanud, aga täna hommikul ma seda kõike vaatasin ja mis on ka veel oluline on see, et kui sa nad kõik nagu välja laod, mina ladusin nad voodi peale, abikaasa julgustas, ta on parem maitse kui mul ja see kõik nägi välja nagu üks suur kunstiteos. Nii et Ed-Maria kalendrid ja kalendermärkmikud ja märkmikud kõik erinevad tavalistest selle poolest, et sa võid neid eraldi vaadata nagu kunsti ja loomingut ja ma usun, et ka teie hulgas või vähemalt inimeste hulgas kusagil Eestis on neid, kes on neid tema imeilusaid kalendreid ka raaminud võib-olla ja seina peal hoiavad lihtsalt sellepärast, et see on nii kaunis. Aga Ed-Maria, kuna sa oskad ka sõnadega super hästi pilte maalida, siis ma alustaksin sellest, et sinu teekond täna hommikul, kui sa Sepamaalt tulema hakkasid ja sõitsid läbi selle loodetavasti veel kuldse Eesti, siis milline see pilt oli? No pilt on väga november, et praegu siis segunes uus kollane ja huvitav hall, juba küll on natuke raadis ja osad on meil hästi kollased, nii et väga mõnus sõit oli ja hingede aja ilus algus. Aga ma tahtsin viidata sellele, mis seda Mungast nagu meenutab kohtumist, et tema kui tahab seda aega oma telefonist kustutada, ja samas inimesed on andnud aegade algusest peale tahe seda aega kaustada, endale teha, luua mingisugune süsteem, mille järgi elada ja selle põhjuseks on alati olnud kas kuu ja päike. Kuu ja päikese tsüklid on need, mis on pannud siis inimesi kogu aeg mõistatama, elu mõtet otsima ja mis meil ümber toimub. Ja ma natuke uurisin enne seda kalendri ajalugu, sest kalender on mind nagu huvitanud ka ajalooliselt, et esimesed kalendrid teadaolevalt olid kusagil 4000 kuni 2000 aastat tagasi vanas Egiptuses, mis on säilinud ja Mesopotaamias. Ja muidugi ei saa üle ega ümber siis asteekide kalendrist, mis siin paar aastat tagasi mõnile suurt hirmus valmistasid, et kas maailma lõpp nüüd tuleb, mis on jäänud siiamaani tegelikult müstilisteks kalendriteks, sest et me ei ole osanud neid lahti dešifreerida. Aga see kalender, mis meil praegu on kasutusel, siis Gregorianuse kalender, enne seda oli Julius Caesari poolt loodud kalender, kus tema organiseeris aja nagu päikese ja kuu järgi ja seda siis kutsuti Julianuse kalendriks. Ja see oli käibel lausa 1600 aastat ja käibele tuli see 40 enne Kristust. Aga siis paavst Gregorianus 13. otsustas siis 15. sajandil, et ta täiustab seda täpsemaks. Ja siis oligi selle kalendri sünd, mis praegu kogu maailm tänase päevani kasutab, siis see Gregorianuse kalender. Aga põnev lugu on sinul rääkida või natukene sellest, et kuidas siis see praegu tänapäevane kalender jõudis siis Eestisse, sest et see tekitas ka palju segadust ja pahameelt, sest et mingi osa ajast läks nagu kaotsi. Nii et ma annan nüüd sinule. Ja see oli tore, armas, kuidas eile Ed-Maria ütles, et kui sa selle teemaga ennast kurssi viid, et küsi ChatGPT käest, ta ütleb sulle. Ja mina ütlesin, et aga mul on kodus oma ChatGPT, kelle ma aheldan lihtsalt tooli jalakülge ehk ajaloolane Juhan Kilumets, kes võib mulle väga hästi selle lihtsalt kirja panna. Ja nüüd ma siis, et mitte valetada ja võltsida, siis ma loen ette, mis ta kirjutas selle kohta, kuidas siis kalendrivahetus siin Eestis toimus. Ei tea, kas panen prillid ka üks sekund.
nii, 31. jaanuar 1918 oli viimane päev, kui Eestis kehtis ametlikult vana ehk Julianuse kalender. Järgmisel hommikul ärgates ei keeratud kalendris ette mitte 1. veebruari lehte, vaid korra pealt saabus hoopiski 14. veebruar. Kehtima hakkas uus ehk Gregoriuse kalender. Paavst siis, nagu juba Maria ütles, tegi reformi 1582. aastal ja vahe vana ja uue kalendri vahel oli 10 päeva, mis tähendas, et 4. oktoobrile ei järgnenud mitte 5, vaid hoopis 15. oktoober. Reform aga ei olnud rahva hulgas muuseas kuigi populaarne. Kirikut süüdistati inimeste elupäevade varastamises. Aastaks 1900 oli 2 kalendri vahe suurenenud juba 13 päevale. Vana kalendrijärgne aja arvamine osutus Eestis paiguti sedavõrd elujõuliseks, et veel 1933. aastal oli valitsus sunnitud meelde tuletama, et riigis on maksev ainult Gregoriuse kalender ning seda on kohustatud järgima kõik asutused ja kodanikud. Valitsus oli suunatud näiteks Petserimaa õigeusklikele, kes keeldusid loobumast kirikupühade tähistamisest vana kalendri kohaselt. Ja ajaloolane Kilumets ütles, et nad teevad tegelikult seda tänase päevani, et tegelikult ikkagi siis vanausulised hoiavad kinni nendest vanadest päevadest ja kui ma mõtlen Kaido Kama peale, siis tema jookseb ju siiamaale ringi mingid sirvilauad kotis, eks ju, ja tema tahab hoopis ruunikalendri järgi minu arvates aega arvestada. Nii et kõik on suhteline. Aga Maria armas, millal sina siis ikkagi oma kunstniku elus otsustasid, et sa tahad need kalendrid ja kalendermärkmikud, mis on mulle eriti armsad, nad kuidagi sellisesse kunstivormi valada, et mitte kasutada siis seda koerapiltidega kalendrit, mis võib ka väga tore olla, eks ju, aga tahtsid neid ise kujundama hakata? Minule väga meeldivad koerapiltidega kalendrid ja kassipiltidega, et need on nii millised. Ja, sest mul siuksed elukad kõik on kodus ja kui neid veel kalendrist vaadata, on imearmas. Ma olen isegi kujundanud ühele loomakaitseseltsile, ma ei mäleta täpselt, ma võin eksida kalendri, ma maalisin akvarellis neile oma väikese kassikese roosi sinna peale ja nii, et mina olen olnud ka kassikalendri osaline. Aga mulle on aegade algusest peale ikkagi väga meeldinud, et muuseumites olid vanasti saadaval need kunstikalendrid ja ma hakkasin päris varakult juba koguma oma lemmikute Botticelli kalender ja siis Gustav Klimti kalender ja neid sai siis Vene ajal sai need ainult kui sugulased väljamaalt saatsid või siis ise juhtusid Soomes käima, et siis sai Akadeemilisest sai osta. Aga üks hetk ma olen sellist tüüpi inimene, et kui näed viga laita, siis tule ja aita, et aga tee siis ise. Et täpselt sama oli meil Viivi Lugega, kui me aabitsa tegime. Et kui ikkagi aabitsas on esimene pilt on Lenini pilt, siis midagi ei aita, teeme siis ise uue aabitsa. Et see on väike kõrvalepõige. Ja nii siis oli kalendritega ka, et see oli siis aastal 2000, kui ma suutsin siis välja anda alguses nagu oma jõupingutuste najal esimese kalendrini, et tegelikult täna on nagu juubel. Ma olen neid andnud välja veerand sajandit või mitte, mina pole andnud välja, vaid nüüd juba annavad teised, et täna me olemegi siin Rahvaraamatus just sellepärast, et väga armas, et Rahvaraamat noppis mind üles, et ma jäin nagu tuule kätte, et eelmine firma Agapits nagu loobus kalendrite trükkimisest ja siis, et tore, et meil võeti jälle nagu katuse alla. Nii et meil tuli see aasta siis ka märkmik välja, mis minul on ka väga tähtis, et nüüd ma pidin üks aasta olema ilma märkmikuta. Ja see oli päris õudne, sest et minul on tähtis kuufaasid. Meie teadlased võivad väita mida tahes, et kuu ei mõjuta inimest, siis mina olen selle poolt, et kuu mõjutab väga-väga inimest. Alustades sellest, et millal me seemne mulda paneme, kas me tahame kasvab salati vett või kartulimugul, et sellel on väga eriline mulda panemise aeg. Rääkimata sellest, et enamus inimese organismist moodustab vesi ja kui kuu mõjutab ookeane, tõuse ja mõõnasid, kuidas ta ei mõjuta siis meid, kes me oleme ka vett täis.
nii et mina märkan väga, et kui täiskuu läheb, siis inimesed lähevad päris pahuraks ja ärevaks ja hakkavad imelikult käituma ja ja et pealtnägija toimetuses heliseb täiskuu ajal telefon hommikust õhtuni. Et siis on teada, nagu telefon hakkab helisema, siis Mihkel Kärmas ütleb, et ma nüüd vaatan kalendrist, mis on ja raudselt siis on hullude kõned on liikvel. No mul on analoogne nagu kogemus ka, et ma hakkan ka imelikke kirju saama ja vahest telefonikõnesid ja siis ma olen ka ära unustanud kalendrisse vaadates vaatan või ütlen Jaagule, et kuule täiskuu vist tuleb ja ongi nii. No nii, igal juhul jah, täiskuu või mitte täiskuu, et kõik kuufaasid on nagu väga olulised ja mis teine asi, mis mulle on oluline, mida ma olen tahtnud oma kalendrimärkmikes alati meeles pidada, on need rahvalikud pühad. Ja need on, tihti nad on sünkroonis usupühadega, aga nad on niisugused, toredas niisuguses Eesti rahvalikus vormis, et maarjapäevad, Rukki-Maarja päevad ja Ussi-Maarja päevad ja nii edasi, et mul ei olegi kõik need peas, aga alati mu kalendri koostajad, kes seda kujundavad, et nad oskavad ilusasti need asjad panna nagu ritta seal. Ja nii siis oligi aasta 2000, kus ilmus siis esimene ja sealt alates on väga erinevad nagu trükikojad ja firmad seda välja andnud, kuni oli üks väga tore Soome emafirma Paletti, kelle osakond oli siis ka Eestis, Paletti Eestis ka, siis oli meil hästi pikk ja väga tore koostöö, et nemad andsid välja ikka väga suuremõõdulisi ja niisugused luksuslikke, et ma kodust natuke tassisin kaasa, et pärast te võite vaadata siin aknalaua peal, ma panin mõned, laotasin välja, et millised nad on nagu olnud, et tänavune kalender on küll natuke säästukalender, et paber on kõige kehvem, kui ma vaatan seda rida, aga see on ka arusaadav, et meil on ajad on teised ja igal asjal peab kokkuhoid olema ja kuna ma olen ka Rahvaraamatul praegugi uus tegija, eks nad ka kompavad mind ja vaatavad, kas tasub sellise tüübiga koos teed teha. Nii, aga värvid ja kõik on ilusad, et ei ole midagi ette heita ja suured tänud mu kujundajale Eveliile, et ta on väga ilusasti selle kujundanud. Ja ometigi on jah kalender, et ma saan hakata ka oma jõulusoove ja või kinke ja kellele mida ja mis peab tegema ja millal kuhu minema ja et mul on ka nüüd hästi hea tunne, et ükskõik, et kui nüüd on ära jäänud väike kalender ja lauakalender, mida varem anti välja, siis ma väga loodan, et vähemalt märkmik jääb. Isegi kui see suur kaob ära, et märkmik ikka jääks. Aga ma ei tea, küsin veel midagi, ma ei oskagi ise jutustada. No need Edmari ja märkmikud, kui me selle juurde korraks tuleme, on olnud ikkagi läbi aegade veidi erinevad. Et on olnud selliseid, kus on ainult pildid ja on olnud ka selliseid, kuhu sa oled kirjutanud tekste, mis minule kirjainimesena nagu eriti meeldib. Ma otsisin mõne välja, lihtsalt sulle endale ka meeldetuletuse jaoks ja loomulikult novembrikuu teksti. Muide, rääkisime sellest, et osad maausulised siiamaale kasutavad vana kalendrit ja nad kasutavad ka vanu kuunimetusi. Et nüüd on minu kui veendunud mälumänguri küsimus rahvale, mis kuus me siis maausuliste kalendri järgi praegu oleme? Viinakuu. Ei ole, kuidas? Oktoober on viinakuu ja Porikuu. jah, see oli ka variant, aga see Kaido Kama versioon on kool ja kuu. Nii et me oleme kool ja kuus parasjagu. Päris õudne. Aga mõtleme sellest positiivsemas võtmes, et porikuu ja hingede aeg ja nii on. Aga novembri kohta on Edmaria kirjutanud näiteks aastal 2016. Öökülmad käivad läbi aia. Maa on härvatis valge. Kõrged tumerohelised küpressid seisavad sirge seljaga nagu pliiatsid. Lumi on tulemas ja katab peagi kogu maa. Sellised väiksed vinetid ja jube tore on, kui sa hakkad minema tööle mingi õudusel esmaspäeval kell 4 jälle raadios, keegi ootab sind. Sa lööd märkmiku lahti, loed selle läbi ja rahu tuleb sinu peale. Nii et ma julgustan kirjutama Edmarile.
mina kirjutaksin hea meelega, aga see oli väljaandjate soov, et ükskord ma kirjutaks ja teinekord nad ütlesid ära kirjuta. Ei oska midagi kommenteerida, loodetavasti Rahvaraamat mõtleb järele sügavalt, kas tekstid on olulised, aga minu arvates on. Nii, aga Ep-Mariat on läbi aegade saatnud ju inglid ja ta on nendest palju rääkinud, aga ega inglid ei ole kusagil ega tema kalendritest kadunud ja nad on seal väga suure sagedustihedusega esinevad. Ja kuna inimesed on tublid olnud ja saatnud juba ka mõningaid küsimusi ette, siis ma küsin nüüd. Pille Riin küsib. Mind huvitaks, kust on tulnud inglid tema töödesse. Väga konkreetne küsimus ja me võime laiendada seda ka kalendritele, eks ole? See on minu puhul kõige sagedasem küsimus ja kunagi ma ei oska nii vastata, et inimesed rahule jääks. Ma ei tea, kust nad tulid. Nad tulid kusagil 90-ndatel, et ma alati räägin selle loo, et sel ajal nad tulid ka väga palju ülemaailmselt loomingusse. Väga paljud rock-videod olid sellised, et keegi staar esines inglina ja inglitiivadena. Tiivad olid seljas, et mul tuleb Remmi video kohe silme ette. Teiseks tulid nad juba, ma tean, sõbra Viivi Luige luulesse. Et ma arvan, et see on väga palju ka mõjutanud. Aga mul lihtsalt ühel hetkel mulle tundus, et aias, see oli sügisene aeg, lehed langevad ja ma tegin sellise akvarelli, et inglid loevad lehti ja nad ei lugenud mitte ajalehti, vaid nad lugesid neid lehti, et kui palju sel aastal oli kuu, näiteks õunapuu peal lehti ja nad lugesid need sügisel kokku. Et minu inglid olid sellised, kes hakkasid nagu igapäeva meie eluga toimetama, et nad ei olnud sellised müstilised kättesaamatud olendid kusagil kõrgustest, mis nad tegelikult ju on sõnumitoojad ju kõrgemalt poolt. Et minu interpretatsioon oli jah kuidagi selline, et mõni veeretus lumepalli ja kui esimene lumi tuli ja et ma põimisin nad kohe jah nagu sellisesse igapäeva ellu ja nii nad on jäänud, nad on vahest olnud rohkem esil, vahest vähem. Et viimane aeg ma olen julgenud hakata ka maastikke maalima, aga ma näen, et jälle ikka väike ingel poetab ennast kaasa maastiku külje peale, et praegu mul just Tartus Jaani kirikus ongi näitus, kus mitmel maalil on, et ma alguses kavandasin selle maastikuna, aga ikkagi siis inglid nagu vaatlejad on ka siis sinna ilmunud, et selle näituse pealkiri ongi Maarjamaa maastikud inglida. Et kes juhtub Tartusse ja kes juba on käinud, et teavad sellest. Aga jah, ma ei tea, kas küsija Pille Riin, kas ta jäi rahule või jäänud? Jäi. Nii, kohe kontrollime, kas Eve küsija jääb ka rahule. Ep-Mari ja inglid on sageli pärlitega ehitud. Kas pärlite värvusmaalidega on esteetilisest aspektist lähtud või on nende värvusel mingi muu tähendus? Miks mõnel inglil on pärlid kaelas ja teisel mitte? Päris tore küsimus. See on täpselt nii nagu minu või ükskõik kellegi endaga, et vahest sul tuleb siuke tunne, et paneks pärlid kaela, aga järgmine kord jälle unustad panna kaela. Et inglid on samasugused, unustavad ka vahest ära. Ja värvide suhtes, et pärlid on ühed imelised looduse looming, et ta ju tekib väikse liivatera ümber seal geokarbis ja tänapäeval seda juba kasvatatakse ja tehakse järgi ka, aga originaalis ta on ju looming nagu looduse poolt ja neid on nii imelist värvi. Et mind on alati paelunud see pärlivalge. Sellel on nii palju nüansse, et ta võib olla siuke soojem, kollane, seal võivad olla kõik need vikerkaare varvid sees, siis on roosad, siis on tumedad, hõikipärlid, siis on akoia pärlid, mis on väga kuulsad, sellised valged, kus vikerkaare värvides kõik see on, et noh, ma üritan seda tabada ja nagu nähtavasti ma oma loomingus maalin neid asju, mis mulle endale väga meeldivad ja siis kui midagi väga meeldib või midagi ilusat näed, sa tahad seda jagada.
ja minu moodus siis seda nagu inimestega jagada ongi see, et ma maalin selle siis üles, et mõnel imbril on tohutult palju pärdeid kaelas, nii et tal on kael raske lausa nende all ja teisel on mingid imepisikesed ja kuna ma ehteid armastan ja võib-olla enda küljes ma neid nii palju ei kanna, aga mulle meeldib neid maalida, nii et mul on isegi öeldud, et hakka ehteid disainima, et mulle see väga meeldiks. Aga lihtsa moodus on jah, et maalida, et see on nagu fantaasial ennast. Ma ei tea, kas küsija jälle jääb rahule. No mina küsin kohe sellise ajakirjaniku küsimuse siia otsa nüüd, et kas kodus Ep-Maria on sul ikka endal pärlid ka ja kes siis sulle kingitada ise ostma? Jaa, mul on pärlid täitsa olemas, mul on väga ilusad Lõuna-Hiina mere pärlid, mis Jaak mulle kinkis ja tõi on. Aga kaelapärlid ja need ma olen ise ostnud. Nii, ja jõuamegi Jaaguni. Näed, elu teeb ennast ise ja isegi intervjuu. Ja seesama Eve, kes küsis pärlite kohta, küsib nüüd. Ja lähme korraks maalide maalima, need raamid. Kas raamimeistri on maalide raamimisel vabad käed? Või ta maali valmimise ajal juba käib ja mõõdab ja konsulteerib ja valmistab. Ja Jaak neid raame ju vähemalt suures osas teeb. Jaa, Jaak on ise ka siin, ta võib ise ka sellest rääkida, aga ma arvan, et ta läheb kohe pahuraks, kui ma mikrofoniga talle lähen. Et ma siis räägin tema eest. Et raame on jah kahesuguseid. Et on käsitööraamid, mis siis tõesti Jaak nikerdab valmis ja seda me konsulteerime omavahel, et kui suur see raami laius võiks olla ja mis tooni ja kuidas. Aga siis ülejäänud raamid on tegelikult ostetud sisse nii Itaaliast kui Saksamaalt, kes need raamiliiste teevad ja siis Jaak on lihtsalt nagu raamilõikaja ja kokkupanija, aga need käsitööraamid on jah tema looming, et mul on olnud üks päris suur sari pisikesi maale, kuhu ma palusin tal teha hästi laiad käsitööraamid, et siis oli nagu kahe peale looming kohe, et see oli niisugune vahva sari. Aga alati ikkagi ka nende sisseostetud liistudega nii, et me ikkagi räägime läbi jah, et mis toonides mul maal on ja mida võiks panna ja et see on ikka koostöö. Me jõudsime nüüd loominguni, mis jääb nendest kalendritest ja märkmikest küll pisut kaugemale, aga mis sellest, küll me jõuame ringiga sinna kalendrite juurde tagasi. Ja kui sa juba ütlesid, et sul on praegu just näitus Tartu Jaani kirikus ja kellel aega, kui kaua siis veel sinna saab? Viimane päev on 28. november ja siis tegelikult saab teda Tartus veel näha, et kohe tuli pakkumine, et Vanemuise teatrimajja kolida edasi, et sinna see jääb lausa jaanuari lõpuni. Ja nüüd ongi küsinud Maret, kas Ep-Maria palun jutustaks mõne maali sünniloo. Ma kujutan ette, et nüüd jookseb 1000 mõtet läbi pea, et millist lugu jutustada, äkki on sellel värske näitusel mõnigi, mis on sündinud koos sellise erilise looga. Ja sellised on jah raske küsimused, sa hakkad nagu valima, et millisest maalist rääkida. Võib-olla jah, isegi eelmise aasta maal Varajane härmatis. Et selle sünnilugu ma mäletan, et mind väga mõjutab loodus või just see aastaaja seisund, mis on. Et ma väga palju maalin aastaaegade järgi, et kui ikkagi on suvi, siis on toonid hoopis teised kui sügisel, kui tuleb sisse see sinine ja indigosinine just eriti. Ja see Varajane härmatis oli jah konkreetselt sellest kohe inspireeritud, et ühel hommikul oli kõik maa oli valge, kõik kadakad, ma enam Pärnumaal saan hästi palju kadakaid ja kadakad olid ka kõik sellised hõbedased valged ja kuna siis juhtus ju kõik niimoodi november või detsembri algus, siis see maal tuli ka hästi siuke indigosinine ja siis ma püüdsin nagu edasi anda seda härmatist, et see oli päris
keeruline tehniliselt, sest ma pidin laskma kõik need alumised kihid väga ära kuivada, sest muidu ta seguneb sinisega, sinine värv kuivab päris kaua. Et muidu oleks kõik tulnud liiga helesinine, aga ma tahtsin, et see oleks just selline hallikas valge, nagu ta ärmatis oli. Et siis selle maalimine jah, võttis mul nagu palju aega aga ta oli konkreetselt jah, ühest väga härmatise hommikust. Aga praegu on Pärnumaal näiteks ainult üks härmatise hommik olnud. Et meil on väga soe, lausa nüüd iga päev 8 ja 10 kraadi ja Sirel pole üldse oma lehti lahti lasknud, ta on veel roheline täiesti. Nii et jah, et selle vastuseks võib öelda, et jah, ma maalin väga aastaaegade järgi ja see ei ole teadlik, vaid see on lihtsalt alateadlik, et kusagil märtsikuus mul lähevad pildid juba väga roheliseks, siukseks kevadroheliseks, mitte selliseks nagu sinu kostüüm, see kallikas roheline, vaid siukseks värskeks, võib öelda natuke käärina roheliseks. Et mul lihtsalt tuleb see isu selle rohelise järgi. Ja nii nad siis piltidesse jõuab, aga praegu ma tunnen, et ma laskun vaikselt sellesse indigo sinisesse, et see on väga paelub. Ja nüüd me jõuame hetkel viimase küsimuseni, mis on ka siis tublid inimesed meile ette saatnud, et kõik võimalused on teil natukese aja pärast Ed-Maria käest ise ka käest küsida, aga see puudutab nüüd juba väga filosoofilist tasandit, nii et ma ei tea, kas hommikune aeg meile sobib selle jaoks, aga katsetame. Kas ta on teie siis, tähendab sina siis, oled olnud alati õnnelik ja rahul, et oled sündinud ja saanud kunstnikuks või see on tekitanud ikkagi ka teisi emotsioone või isegi mässu mõnel eluetapil? Ei, mässu mitte mingis mõttes, ma pole üldse mässuline inimene, ma ei teagi, mis see on. Mina teadsin lapsena, et ma saan kunstnikuks, mitte et ma tahan saada. Ma olen ju perekonnast, kus kõik kunst mind ümbritses. Isa Luulik Kokamägi oli maalikunstnik, ema Indi Lind töötas väga palju, ta oli Eesti Televisiooni sünni juures ja Tallinn filmis, et ta oli ka kunstnik ja ise maalis. Mul ei olnudki nagu muud mõtet ei tulnud pähe, sest väikse lapsena sa ikkagi tahad olla oma ema-isa moodi. Ja minul oli see nii kindel soov, et mulle meeldis ainult joonistada, ma ei tahtnud üldse teiste lastega mängida, et ma võiks öelda asotsiaalne selles mõttes, et koolis ka, et ootasin, et koolipäev saaks läbi, et ma saan isa ateljeesse minna ja kunstihoones 4. korrusel, siis ma alati lükkasin sinna, siis ma rääkisin, mis koolis oli, juhtus seda, jutt oli mul väga vähest, koolis oli väga igav minu meelest, aga et saaks aga muudkui joonistamise juurde. Nii et ma ei ole seda kunagi kahetsenud, ma olen väga õnnelik, et ma suudan selle erialaga omale leiva tuua lauale ja et see minu kunst on nii paljusid puudutanud, et kas või täna näitab seda, et nii palju on siia tulnud. Et ei mingit mässu, vastupidi, ma olen üliõnnelik ja ülitänulik ja tihti panen küünla kohe kaasa. Kas on juba inimesi, kes tahaksid midagi Ed-Mariast küsida, siis hetkel on täitsa õige aeg. Mingil momendil me läheneme sellele töölõigule, kus saab autogrammi küsida, kus saab mandrit või märkmikku osta, aga praegu saaks veel vestlust arendada täitsa kena veeratundi. Ja, kui keegi viipab, siis ma ka mikrofoni. Proua, minu küsimust ei ole, minul on tänu, et mina olen teie töid aastaid jumaldanud ja Instagramis, nagu meie generatsioon on, teid jälginud ja teie loominguid ka elada ja neid värve ja seda ilu enda ümber kuidagi märgata, et ma tahtsin öelda aitäh, et te teete seda, mida te teete ja et te olete nii päris. Ja et ma arvan, et te kuidagi alateadlikult olete neid ingleid siia Eesti alateadusesse tulnudki tooma ja see on väga-väga oluline osa. Nii et suur-suur aitäh ja hästi ilus on neid värve nii teie töös kui teie maamajas vaadata. Aitäh! Suur tänu, sellised head sõnad alati kiigustavad, siis tahab kohe kõrgemale lennata.
nii, kas on veel tänajaid või küsijaid või? mul on õnneks üks professionaalne küsija suhteliselt lähedal. no Tiinakene, anna oma panus. mina tahaks teada niisugust asja, mulle küll kuidagi läbi udu meenub, et ma olen näinud mingit raamatut, kus Sepp-Maria on teinud pildid, aga milline võiks olla praegu üks teos, mis on olnud niivõrd huvitav lugeda või inspireerinud, et sa oled mõelnud, et ma oleks tahtnud selle raamatu illustreerida. ega neid raamatutest üldse tänapäeval väga vähe illustreeritakse. raamatuid tõesti illustreeritakse vähe ja minule lapsepõlvest ikka meeldisid ja hiljem ka raamatut, kus on pildid sees ja kõige paeluvamad olidki siuksed mustvalged joonistused ja noh, mõtleme klassika peale, Karupoeg Puhk, no fantastilised joonistused, kõik need mõtsud ja hiiakid ja siiamaani minu lemmik, et Puhk on ikka üle kõige. Aga keda mina tahaksin illustreerida? jah, mustvalgeid illustratsioone või kujundusi ma olen teinud Doris Karevale, esimesed tema raamatud. ja noh, niisugune suurem töö on olnud, eks ole, Liiviga koos siis Aabits ja ka Kihnu lugemikku olen ma illustreerinud. aga mida ma praegu tahaks teha? no ma olen suur klassikasõber, et mulle meeldib igal suvel lugeda mingit, noh näiteks praegu lugesin Selma Lagerlöfi Jeruusalemma ja tunnen väga puudust, et meie selles digiraamatukogus ei ole sellist väikest riiulit, kus siis kõik need Lagerlöfid ja Knut Hamsunid oleks reas, et saaks teda mõnusalt õhtul niimoodi voodis kuulata, et peab ikka lugema ja siis muidugi vajuvad prillid ninale ja lõpuks peab magama. et see on väike kõrvalepõige, et ma igatsen jah sellist klassikariiulit, aga jah, ei oskagi öelda, keda tahaks. tegelikult mulle tehti väga huvitav ettepanek, et järgmine kevad vist tuleb mingisugune näitus, kus erinevatele kunstnikele tehti ettepanek Tõde ja õigus esimest osa kaanekujundust teha. et minule tehti ka see ettepanek ja ma kindlasti võtan sellest osa. järsku mulle meeldikski jah, Tammsaaret illustreerida ja just mustvalget joonistustena. et Tiina, kas vastus meeldis? no väga tore, mina kasutan jälle juhust ja ikka pean ju kuidagi inimesi natuke uute asjadega tutvustama ja kuna enne selle meie vestluse algust sain täiesti tänu heale inimesele teada, et sinust tehakse filmi, mis saab naistepäevaks valmis. et siis kuidas sa sellises filmimise protsessis ennast üldse tunned, et seda ma võin küll öelda, et Ed-Mari on ajakirjanike jaoks tõsine kingitus. et sellel ajastul, kus kõik Eesti vähegi kuulsad inimesed on jäära nätsutatud, et katsu sa neile läheneda mingi intervjuu sooviga. küll nad siis punnivad vastu ja ei taha rääkida ja siis parandavad lõputult aga Ed-Mariaga on küll ja tegelikult ka sinu lastega on alati olnud see lugu, et kui sa ikka ära põhjendad, miks sa tahad tulla või miks sa seda lugu tahad kirjutada, siis on see kõik olnud erakordselt meeldiv. nii et kuidas siis ise on olla selles ohvri rollis? no minu jaoks on ajakirjanike töö ikkagi väga austusväärne töö ja mina ei ole kunagi sellist primadonnat mänginud, et ärge nüüd mulle lähenege. et ma lihtsalt aukakitas, see on raske töö. mina ei kujuta ette ennast, et ma helistan jumala võõrale inimesele ja hakkan talle midagi küsima, et see jõuab siukest kuulbust. sellepärast ma olen olnud alati sõbralik, ma ei ole kunagi kellelegi ära öelnud ja kes on tahtnud juttu rääkida ja võib-olla jah, kõige raskem on olnud, kui keegi tahab kunstist rääkida, et sellest ma ei oska küll rääkida. aga noh, üks katsumus mul tuleb, et mind kutsuti nüüd esimest korda Opi saatesse, et ma ei tea, kuidas ma seal hakkama saan.
et kõige parema meelega ma alati räägin, kui räägitakse midagi koduteemadel või loomadest või koertest, kassidest, aga ma hea meelega räägin ja. Aga filmist, kuna filmi autor on meie hulgas, siis ma arvan, et võib-olla tema räägib sellest natuke lähemalt. Et tore on teada, et mitte jaanipäevaks, et naistepäevaks siis tahetakse valmis saada, et seda ma ei teadnudki. Et seda võeti üles eelmisel aastal kõik ja eks ta ole, praegu ma mõtlen tagantjärgi jälle kõik, et kõik, mis oluline on jäänud ütlemata ja kõik on kehvasti. Ega ma ei tea, ma ei ole midagi näinud absoluutselt, et kas ma üldse julgen esietendusele tulla, ma ei tea. Võib-olla Anu näitab mulle natuke ennem, et siis ma tean. Et ikkagi raske on rääkida iseendast ja kuna ma räägin üldiselt vähe, ma räägin siis, kui küsitakse, ma vastan. Ja ise ma ei ole selline loengupidaja või et tohutult oma tarkust jagaksin kõigile, et minu meelest tänane maailm on nii palju selliseid võltssõnu ja statement'e täis, et seal nüüd leida seda tõde on niivõrd raske ja siis püüan mina vältida, et ma ei oleks niisugune õpetaja või et oi, tehke nüüd nii või et nii on õige ja siis tuleb õnne uuele. Mulle siuksed asjad ei meeldi, et mulle ei meeldi näiteks eneseabiraamatud, ma ei saa üldse aru. Teiseks ma ei saa aru, et kuidas kõik on ennast ära kaotanud ja otsivad, et millal nad kaotsi läksid. Et minu jaoks see, et tänane maailm on natukene müstiline. Ja seal filmis ka, et Anu ikkagi pidi mult ikka välja pinnima, ikka palju küsima ja ma pidin palju vastama ja pärast, kui see võte oli tehtud, siis mul oli loomulikult parimad mõtted tulevad. Et ma ei tea, võib-olla oleks huvitav, kui Anu ikkagi paar sõna räägiks, mis tema arvab. Just ise kavatsesin selle sama lõkke teha, aga nüüd Anu, näed, on sul sõna. Tere, mina olen siis jah see Anu, kes teeb Et-Mariast filmi. See on olnud nii tore protsess, et ma arvan, et ma läbisin väikse leinaperioodi, kui meil viimane võttepäev oli ära, et nii kahju oli välja tulla sellest mullist. Et me olemegi jälginud Et-Mariat täpselt niimoodi aastaaegade rütmis, nagu ta maalib ja siis selles mullis, mis ta enda ümber on loonud, kuhu kuulub tema perekond, kes on kõik väga tähtsad tegelased selles filmis. Ja ma võib-olla filmi enda kohta väga palju rohkem ei ütlekski kui seda, et kõige suurem väljakutse on ikkagi see, kuidas selline inimene mahutada ära ühe filmi sisse. Et mul on kogu aeg montaažis see tunne, monteerijaga kogu aeg räägime, et me paneme ainult juurde, et mitte midagi ei pane välja, et kogu aeg film läheb ainult pikemaks, et ammu peaks juba lühendama hakkama. Et nii palju on head kraami ja Et-Maria tegelikult ütles ka aeg-ajalt intervjuudele, no kas sul juba küllalt ei ole või? Siis ma ütlesin talle selle peale, et ma niimoodi riisun pärast selle koore ja siis ma panen selle kokku, aga seda koort on lihtsalt nii palju tulnud selle filmiga, et see läheb võiks kätte. Peame väga niimoodi timmima. Aga tulge vaatama. Et-Maria elumaalides on filmi nimi ja vahetult enne naistepäeva siis loodame sellega välja tulla. Suur tänu. Ja tegelikult me olemegi nüüd üsna seal maal, et kui keegi tahaks veel midagi küsida, siis umbes ühe küsimuse jagu on aega meil. Seda aega, mida me siin lahanud oleme veidi selle vestluse käigus. Aga kui ei ole küsimusi, siis mina lihtsalt lõpetuseks tulen nende tänavuaastaste või järgmise aasta kalendrite juurde tagasi. Oi, kohe on. Küsige julgesti, meil aega on. Kas te olete maalinud ka inspireerituna muusikast ja mõni konkreetne maal? Ja muusika mängib mul alati, kui ma maalin, et muusikast ma olen väga inspireeritud, et see mõjutab tohutult, et muusikal on oma sagedus või kiirgus ja see on hästi sümbioosis maalide ja värvidega. Ja konkreetselt maale mul on lausa, mul on üks suur maal kuulates Chopin näiteks.
ja siis on mul, minu meelest on Ladina-Ameerika muusikalänne ka maal, üks maal jah, mis mul tuleb meelde, kuulates Maritsat, see Portugali laulja, temal on pühendatud maal, see on hoopis tumedates ja sellistes punastes toonides võrreldes selle Chopini kuulates, mis on hästi kerge ja heledates toonides. Ja see on Buena Vista Social Clubi kuulates on mul ka üks maal. Ja mul tuli nüüd nimi meelde, kes see nende solist oli, see Kiht Vanamees, vot tema nimega mul on just üks maal kuulates teda ja nende maalide nimed ongi kuulates, seda. Kas seal on teine küsimus veel, jah? Ma tean, et teie kodu ja gurmee on sünonüümid. Kas mõnikord on olnud kodus mõni nii hea roog, et on inspireerinud, et nüüd kohe lõuend ette ja kätte pintsel, et nüüd maaliks selle roa üles? Või kokaraamatud on äkki inspireerinud maailma? No see küsimus on rohkem tütar Annile, sest mina pole üldse miski hea kokk, et ma teen väga lihtsaid toite ja asju ja aga ma tean, et küsimuse esitaja on pannud ühed toredad sõnad või minu teksti oma laulu, nii et meil on tore ühistöö, et minu tekstil on loodud muusika ja muide huvitav fakt, et mulle tuli kunagi kiri muusika mingi autorite ühingust. Jaa, autorite ühingust, et oi, et te olete ühed sõnad kirjutanud, et kas te ei tahaks rohkem kirjutada, avage meil, ma ei tea, mingi konto või mingi asi, nii üllatunud sellest, et ja minu meelest sa oled teinud ühe laulu ka just toidust inspireeritud, just gurmee siuke, et jah, kahju, et me ei saa täna seda kuulata. Et jah, selline huvitav koostöö on olnud meil. Oleme rääkinud raamatutest, filmist, muusikast, väga kultuurne hommik, aga jõuame nüüd selle 2026. aasta kalendri juurde ja kalender märkmike juurde ka, et olgu kohe öeldud, ma lõpuks saate enam ütlema, et kes tahab, saab autogrammi, kes tahab, saab need osta ja maksta saab pärast kassas, aga mõned saatesõnad siis endale järgmist aastat puudutavatele või vaadates võib öelda, et ikkagi teostele. No kalender sünnib alati aasta varem, et ma valin siis eelmise aasta enda meelest parimat tööd, et selles on väga tore, et kõik need, kes mul kalendrid on välja andnud, on andnud mulle vabad käed, et ma võin ise nüüd valida, siis mu poeg Johannes pildistab need üles ja teeb trükikõlblikuks. Ja nüüd on siis ka jah, see on siin 2026 on siis 2025 valik. Ja muidugi siis üli hea meel selle kalendri väikse märkmikule, et siin on nüüd taas kõik kuufaasid ja kõik rahvapühad ja rahvakalendripühad ja usupühad ja kõik on sees. Et jah, see on puhtalt nüüd minu valik, et kui mõni töö ei meeldi, siis keerake edasi. Selline lugu siis 2026. aastaga, kas tekstid on ka või on ainult pildid? Ei ole tekste. Selge, aga mõtleme siis tekstide võtmes võib-olla järgmisel või ülejärgmisel aastal. Suur aitäh, et Maria, et sa täna hommikul tulid. Oma armsast Sepamaast ikkagi loobusid vähemalt 9 hommikuks ja me kõik oleme tänulikud. Nüüd on aega, siis võite vestelda temaga eraviisiliselt, võite osta, mis meeldib, vaadata vanu asju, minu vanu asju ja minul on jälle taaskohtumise üle erakordselt hea meel. Aitäh kõigile!